Täna lähen siis esimest korda vaatama Strade Biancet. Täna on niisugune erakordne võimalus veel näha natuke, mis toimub ühe tiimi kaadri taga. Martti toimetab siin ühes rattatiimis, mis mul siin selja taga ka on. Siis ta annab natukene infot, mis seal toimub ja mis nad teevad. Ja ma saan aru, et rattad on juba eile tegite kõik korda ja... Jaa, põhiline töö oli kõik eile ja täna on kõik kiire tšekk. Tagavara rattad tänaseks on? On meil 7 kutti joonel, igal ühel on kokku 3 ratast, 1 põhivõistlusratas ja 2 siis varule. Mis kell täna päev hakkas? 6 oli ennast, aga eile läksid kus vaadates magama, olid juba kella 5 hetki silmad lahti. Vana inimene juba siis. Ma olen siis esimeses autos, sõidan taga, et kui midagi juhtuma peaks, siis saab abi ja tuge anda. Martti, näita, kus sa siin siis istud ja kus su staap on nii-öelda täna? Siia tuleb tööriistakohver varujooksid ja ise siis olen paremal pool. 2 spordidirektorit on ees. Jõudsin siis siia alale kohale. Möll juba käib, parkimiskohtasid ei ole, praegu kuidagi lubati siia mingi umbes koha peale parkida. Jõudsin fännialale. Ma ei tea, kui palju mind siin kuulda on, muusika käib. Igatahes seal on siis DJ, siit saab osta igasuguseid mingeid asju. Siin on pealtvaatajad. Mägi ise läheb nüüd siit üles sinna välja, tundub niisugune päris äge. Rahvas juba koguneb, kuigi aega on kõvasti. Elu käib igatahes täiega. Kohe varsti peaks tulema naised. Ühesõnaga siit sõidetakse täna 4 korda üles. 2 korda naised ja 2 korda mehed. Strade Biancel saab siis hamburgerit, mis näeb välja siis selline. Peab ütlema, et see melu ja atmosfäär on siin mega kõva. Möll käib ja rahvas on kõik pöördes. Strade Biancel käidud, oli päris äge, päris huvitav, väga palju rahvast. Sõiteid näed küll vähe, aga õnneks oli niisugune äge ala, kus oli telekas ja süüa sai ja soovitan, kui keegi tahab minna, siis minge kindlasti vaatama. Nii et tšau.